Ma ei saa aru, mis ma tegema pean. Ma panin enne kuiv šampooni, siis need läheb nii loll välja, nii et. Ja, siin on jah. No nii. Okay, Number United sent today. Yeah, top game, as you know. Would be better when we could go, like when we have at least one last game against teams. But now, I don't know, difficult situation. So. But I'm always saying difficult situations are for strong people, strong teams. If we can manage, very good. If we cannot manage, then yeah. As I told you last time against teams as well. In the end, everybody I was talking, they were saying, oh yeah, okay, it was good game, even game, but somehow Viimsi wanted more. Viimsi tahtis rohkem. Füüsilisus, duelli. Today is the same, top team, and it's gonna be a lot of duels. Jerry, most likely you will face this Oonapu, very physical striker, very physical. Yeah, and we need to be strong in duels. And we cannot come off anymore and saying, oh yeah. It happened against Elva, it happened against Viimsi, the teams who are like same group, and yeah, we cannot have it anymore. Otherwise we play like third, fourth place. It's reality. It's reality. Me peame võitlusid vaimus kätte saama, duellides tugevad olema. Yeah, and that's the difference. So today as well, referee is my former schoolmate from Paide. He has helped me. He has f***ed me also. So I don't know which, so I cannot say usually when I'm saying, oh, don't worry, referees on our side, we are f***ed. So I'm not saying, I don't know which day he has today. But he is better than Jürgen Lorenz. Everybody are better. Chanda is strong, is coming, so use a little bit your experience, little bit, you feel. Sorry, coach, what kind of experience? Only guys from Kohtla-Järve can think like this. No, kui väga aus olla, muidugi tahaks järgi jõuda, aga ma arvan, et reaalselt mängime teise koha peale ikkagi Viimsiga. Et üks on nagu ikkagi teist professionaalne võistkond ja teised on ikkagi kordi amatöörid, kellel siin tulevad igasugused. Ütleme, Nõmme ka, kui me täna vaatame, nad mängivad ikkagi sükse vähe väljakujunenud koosseisuga, et meie siin ka ikkagi roteerime päris palju neid mängijaid ja nii on. Muidugi me üritame, et seda ei saa öelda, et me ei ürita, lihtsalt ma proovin ma olen positiivne inimene, vist olen, aga samas realist ka, et proovime muidugi maksimumi võtta, et nende esimese 2 mänguga on nad hädas olnud ju, et kui me eelarveid majandusmaailmas, siis meie efektiivsus on kordades suurem selle eelarve juures võrreldes nende eelarvega, et me oleme ju neid võitnud ja viiki mänginud, et eks meil on oma plaan olemas, et mulle meeldib vastase treeneri vastu mängida, et on ka siuke kogenud ja tark treener, et on siuksed nagu treenerite väiksed taktikammängud ka, et alati on nagu äge neid mängida ka. Ma alustan igat mängu rahulikult ja see on siuke nagu, ma ütlen, et eks need asjad tulevad emotsionaalsust, aga nagu keegi ei saa võtta spordist emotsionaalsust välja, et see on nagu, ma arvan, et see on osa sellest spordist, et lõpuks keegi, kui me vaatame, sport on meelelahutus, ma ütlen veel kord, et publikule, keda meil käib õnneks palju vaatamas, kellelegi ei meeldi kuiva asja vaadata, oleme nüüd selles realistid. Et kõik räägivad alati, et jaa, nii ja nii ja nii, aga võtame seda, et keda me siis vaatame, kas Eesti inimene vaatab rohkem korradi loeb kroonikat, kui Kristjan Michal on esikaanel või Brigitte on mingi nagu ägeda selle pealkirja pannud. Rahvale läheb see asi peale, et muidu ei oleks meil Brigittesid ja asju.
Roma is doing it always, I know. But guys, I know I've been like some hard on you, but emotional. But guys, I know you are good. Even last game you were good. I want to see this fucking fighting spirit. And we fucking finish this like hiding ourselves. You fucking can play good football and you are good guys, but fucking the nasty side as well. Duels win, want to win. That's gonna be, makes a fucking big difference, jah? Saame selle fucking nagu võitlusvaimu endal kätte täna. Te olete tublid, me suudame mängida head jalka. Aga natukene seda juurde on vaja panna. Mis ei tähenda, et sa hakkad suvaliselt sinna sisse lendama, aga me peame saama selle kätte. Muidu te kuradi laulate jälle seda laulu, et kuidas käisime kuradi peolt, tulime Viljandiga, mängisime, olime head, 4-1 kotti saime. Tartus on ka vaja hakata, peate selle kuradi võiduvaimu kätte saama. On ju, Ander? 4-1 oli 4-1 kaotus, mitte võit. Et saame kätte selle, tegelikult ka käis. Leike munad üles, kes ka siin nagu kuradi on käis. Ma ei jõua iga mäng vahetada, et keegi mängib s**asti. Teil on kõik asjad olemas, mängige see asi endal välja nüüd. Tegelikult ka. Tublid olete, te tulevad asjad välja, aga natuke ise julgemalt ja see võitlusvaim juurde käis. We do a good game today, guys. A lot of fighting. Ja kõik on valmis minema. Tegelikult ka. Pava! Lähme, korralik mäng täna kõigest käes. We have to fight. We have quality. They are good, they are top of the table, but we have to fight. That's how we win this game. Okay. 1, 2, 3, go! Esimeses mängus või tähendab teises omavahelises mängus. Ja tõrju! Pall tõrkab tagasi Vall. Roll ütles ära jälle! Kogemuse pealt! Kaua sa lased Frollil seda jama teha? Ütles ära ju! See näeb nii halb välja. See näeb nii halb välja. See näeb nii halb välja praegu. Kristo, peata paik kinni! Kristo, mees on maas! Tule siia, ma tahan sulle rääkida. Kaua sa lased Frollil seda jama teha? Kaua sa lased? Kogu aeg selja tagant. Siuke aukartus on või? Selline käitumine on aktsepteerimata nagu siin. Kui sa nii jätkad, siis sa mängu lõpuni ei tea siin vastu. Loe pärast Tõde ja õigus. Seal on eestlaste kohta väga hästi öeldud. Froll lükkab kogu aeg on. Iga kontakt ei ole viga. Kui te niimoodi käitute... Mis see tähendab? Mis see tähendab? Mis see tähendab? Loe Tõde ja õigus, seal on oma õige point sees.
jaga ära nagu seda, et Roll on näiteks väga hästi, sätib keha võitlustesse, lükkab kogu aeg ära, see jääb nagu närviga, nagu lihtsaid asju läbi ei nähta. Mis ma ikka oskan nagu öelda, on nagu on. Kui ma midagi praegu teistsugust ütleks, siis Uno keevitab jälle äge. First half, we just start kicking the ball long. We just start kicking the ball long. Now when nothing is on the table anymore, then all of a sudden we start playing. If you play like this, you can win these games, like last 30 minutes. But if you play like first half, no chance. I cannot do nothing when you don't find these balls to play the game. Every fucking time, we just go long. If you want to play, then start playing like you played last 30 minutes. I cannot help that, really. And your rage is there when you should not anymore have this. Next game, we dominate Elva. We need to dominate. Make one beer today or two. Just relax and yeah. We need to keep it up, with me or without me, but as a team, you should. Ma ei tea, kas ma oskasin seda nagu sportlikeks ambitsioonideks sellist oma üldist ambitsioonikuks nagu konverteerida. Et pigem ma ütleks, et meil oli ambitsioon midagi ägedat teha. Ja ma ei oska öelda, et kas see tegelikult oli nagu sportlik ambitsioon. Et ega me tegelikult vist ilmselt too hetk veel ei mõelnud, et nüüd läheme kuradi premium liigasse või nüüd hakkame siin mängima nagu oma staadionit ehitame. Et mõtlesime, et lahe värk ja teeme pulli, aga ma ei usu, et see nagu päris saab öelda, et meil olid päris kõrged ambitsioonid, et need tulid ikka natuke hiljem vist. Ma nagu ei mäleta isegi, kuidas see oli. Ma mäletan, et alguses oli Velko, ma ei tea, ta oli küll finantsjuhi nime all, aga põhimõtteliselt tegevjuhi ülesannet, see oli Priit, mu vend. Ja Priit siis minu meelest läks sõjaväkke. Ja siis oli nagu vaja kedagi, kes natukene seal Priidu sellist rolli üle võtab või kes bussis piletiraha korjab inimestelt, eks ju, kui kõik magavad samal ajal. Et siis ma vist võib-olla nagu võtsin selle rolli üle, aga ma ütlen, mul on väga halb mälu igasuguste asjade osas, nagu me kõik teame, et võid ükskõik kellelt küsida, kõik mäletavad palju paremini kui mina, mis ja kuidas ja miks ma sinna nagu klubi juhtimise juurde sattusin, aga fakt on see, et ma kuidagi nagu sattusin ja kuidagi ma sinna nagu jäin, et võib-olla mul lööb välja selline Vargamäe Andres, et kui midagi oled korra tegema, seda kuradi kraavi kaevama hakanud soost teise sohu, et siis nagu jäädki nagu kaevama senikaua, kui kraab lõpuks valmis saab. Ja siis on vaja uut kraavi hakata kaevama. See oli kuidagi vist niimoodi, et mina käisin ka suurepärases sõjaväes ära ja siis käisin korra välismaal ja siis tulin tagasi suurte visioonide, ideede ja mõtetega ja olin seal Velko nõukogus, kus vist enam Priitu siis enam ei olnud või Priit juhtis seda nõukogu või. No igal juhul kuidagi see sattus nii, et tekkis tõesti idee need suured plaanid ja visioonid paberile panna, sest siis me olime juba mänginud 4 aastat või alustasime 5. hooaega ja me olime tõusnud liiga tasemel, meil oli päris palju uusi mängijaid, ma ei mäleta, kas meil siis juba mingi duubelvõistkond oli või ei olnud vist, eks ju. Aga kindlasti nagu natukene nagu sellised tipphetked, et me olime nagu ühe arengu etapi nagu sellises nagu tippfaasis, et sellise amatöörvõistkonna nagu tee lõpus ja siis ongi küsimus, et mis edasi, et kas me nagu päriselt nagu tahame midagi jäädagi selleni, et vaatamegi elu lõpuni, kuidas Andreas Lunge ja Mikk Valtna ja Andres Reiljan nagu seal väljakul ringi jooksevad või me arendame seda asja edasi ja sest see on teelahe, sa oled jõudnud amatöörtaseme nagu maksimumini ja nüüd on küsimus, kas hoida seda maksimumi või minna edasi või minna tagasi ja mina
ei ole näinud ühtegi sellist nagu head näidet, et kus sa nagu võtadki eesmärgiks teha kogu aeg sama asja, saab piisavalt hästi nagu. Minu arust nagu spordis peab olema väga selgelt see, et sa pürid alati kõrgemale ja noh, kuna ma ei ole kunagi nagu pidanud seda Velkot nagu kuidagi mingi ego projektiks või mingiks enda asjaks, et nad vaata, et see on minu asi, et ma tahan nüüd otsustada ja öelda ja teha ja siis nagu ka see idee visiooni kongressi jaoks oli tegelikult selles, et me küsime nagu kõikidelt, kes klubiga seotud on, et mida nemad tahavad Velkost saada. Et noh, kui mina ütlen, et me läheme meistriliigasse, eks ju, noh, siis noh, see ei ole nagu väärtus, aga kui ütlevad teised ka, et loomulikult see, mida me 5 aastat oleme, 4 aastat oleme ehitanud, kuhu me jõudnud oleme, et see ei peaks nagu niisama ära vajuma, noh, siis sellel on hoopis suurem jõud. Ja noh, see tõttu tegelikult see kaasamine oli ja on nagu ülitähtis. Klubi ei ole kunagi üks inimene. Kõik, kes ütlevad, et üks inimene võib otsustada ja peab otsustama, noh, need ei saa aru, kuidas nagu sport toimib, et klubi on ainult nii tugev, kui palju ta juures on inimesi ja kui palju need inimesed on, kui paljude inimestele korda läheb. Kurat, nagu siin on nagu, noh, Villem tuli meiega, liitus meiega küll mängijana 3. aastal, eks ju, Andres oli 1. aastal, Rassist on ka mingi täitsa 1. aastal ägedad pildid. Julius oli 10-aastane, kui me mängu alustasime või üldse alustasime mängimist. Olid 10-ne või? Okei, vabandust. Vabandust. Et Juliusel päris ema mähkmeid enam vahetama ei pidanud, aga ega suurt vahet ei olnud, pool ajal ikka vahepeal käis. Olgu. Aga noh, meie oleme siin ikka OG fännid, noh lihtsalt nüüd on lihtsalt elu on nagu selline, et väga palju ei jõua, aga ütleme, et Tallinnas, Tartus üritame ikka nagu need pundi inimesed kokku saada, kellega me alustasime kunagi asja ja noh, parimatel mängudel ma ütleks, on selline 30-40 meid, eks ju, nii et selles mõttes, et ma usun, et me oleme nagu suutnud nagu hoida neid OG fänne ikka nagu klubi juures, et see on nagu lahe iseenesest. Ma arvan, et ikkagi väike karikas Raasiku Jokkeriga 2009. No põhimõtteliselt oli nagu, see oli 2009 Sportland Arenal, mängisime, tulime Tartust fännibussiga, lisaaeg, paduvihm ja võtsime penaltitega nagu siis 2 liigat kõrgemal mängiva Raasiku ja 1 liiga kõrgem. Me oleme 4. liiga keskmine, nagu nemad olid 3. liiga liis. Kaotusseisust tulime välja 2-0-1. Normaalaeg ja 1-1 ja lisaaeg tulime ka välja, lõpus olime 2-2. Nad tõid oma värava mingi 19. minutil. Ja siis läksime penaldele. Lauri tõrjus minu meelt otsustava, nii et võitsime tõrjega ja siis purjus fännid jooksid võistkonnale selga. Ja tohutu viinalebra käis üle, kui see külakuhi tuli võistkonnast ja fännidest. Räme vihm oli hea, nagu kõik. Pärast mängijad jagasid, laenasid fännidele riideid, sest fännid nagu seisid terve aeg seal vihma käes. Timo andis oma mängupüksid, andis Priit Vaherile ära, kes minust täis oksendas. See nagu see Flora mäng 2015 oli ka nagu ikka crazy äge. Ma arvan, et sellel mängul oli kõige tugevamad tipod, et meil oli ükskord nagu vastane ka, kes tegi midagi. Flora fännid oskavad ka, päris lahe nagu see võrdne pättel. Selles suhtes ma olen nõus Villemiga, et tegelikult seda on nagu fännklubi hoida pea 20 aastat, ilma et sa kellegi vastu teeks seda nagu stabiilselt, ilma et sa kellelegi nagu, et sa pead nagu kellelegi näkku panema, see on üliraske tegelikult, et sa lihtsalt mängust mängu olenemata, kas sa kuradi mängid Tallinnas Sportland Arenal või sa mängid Väimela staadionil, sa tead, et mitte keegi sulle mitte kunagi mitte midagi vastu ei tee. Ja see on nagu millest nagu väga keeruline nagu motiveerida, et davai ajame nüüd kuradi ülesse. Ja nagu see Flora mäng oli hea näide, et sul oli nagu
natuke nagu see once in a lifetime ka nagu mis ilmselt nagu ajas nagu rahva nagu ülesse. Aga nagu see, et sa nagu päriselt, sa pididki kodu kaitsma niimoodi, et sa tead, et sa peadki kaitsma, mitte et sa pead nagu lihtsalt seal nagu kaks plaksu tegema ja juba oled parem kui külalisfännid, eks ju. Sul on kellegiga suusad risti, Tabivere fännidega. Tabivere fänn, jaa, joopes Tabivere lubas mu 60-aastasel tädi Tiinale kannaga näkku panna. Ma mäletan seda, et lõid sealt trummi mängul ja siis Tabivere fännid jõid viina kõrval, liitrise viinapudeli, ütles, et davai, et ma löön selle roosiks, panen kõrri sulle sellega, kui sa veel trummi lööd. Fännina mina ütlen, et mul on nagu väga raske öelda, et okei, et teeme mingi uue ägeda asja, sest ma olen natuke liiga vana selleks ja me oleme tegelikult kõike teinud. Et ma nagu räigelt ootan, et tulevad mingid uued noored veel, et davai, teeme sellise asjana, teeme sellise tifo, teeme sellise büroshowna. Vastane Nelva, nagu me kõik teame, nad mängivad aute standardolukordi võitluse peale, ehk täna võib-olla teised pallid on isegi tähtsamad kui need esimesed pallid kohati, jah? Et olge igaüks valmis neid teisi palle ka, et kuhu need kukuvad, me oleme esimesena hea. Nüüd palju ägedam osa, väljak on ülihea, ilm on ülihea vuti mängimiseks. Oskused on meil olemas, et mängida maas seda palli, jah? Näitame ka nüüd seda, naudime. Lähme paneme selle palli liikuma, teeme avanemisi, naudime seda jalgpallimängu, nii nagu seda nautima peaks, jah? Mitte palli järel joostes, aga palli vallatas, nagu Ida ütles. Kui 70% possessi mängust tuleb mängu kaasa, siis meil läheb täna hästi, jah? Jaa. How about give me that, give me them good vibes, yeah, and you might get it back. Manifest anything, oh look at that, no cap, no snap back. It's a new era, got that balance like a Libra. Never been a diva, never wanna look back either. Focus on the future. Complex like a spider's web deeper. Jump for the decks, that might will get eat up. Strong flows and make a man weaker. Mash up the set, then go put my feet up. Complex like a spider's web deeper. Jump for the decks, that might will get eat up. Strong flows and make a man weaker. Mash up the set, then go put my Danger, when I step in the room here. Danger, when I step in the room there. Danger, when I step in the room here. Danger, when I step in the room there. Danger, when I step in the room here. Grew up in the darkness, grew up in the shadows, carving direction with lyrical arrows. Creps are fresh and the style is mad. London town where the gangs are paroled. Yeah, for the Thames we paddle. Yeah, for the grind there's too much to handle. He's in the trap house, calls it cabando. But you spend your money on Nando's. Life is a game like snakes and ladders. Life is just an illusion, madness. Simulation, but nothing matters. All these MCs try like crackers. Piss on flips like old school slammers. They wanna hang but their eyes are daggers. Life is mad and we move with the tide. Fire and flames just surrounded by dragons. Hästi kõrvad kaasa võrranud ja lõõb! Ja mis ühel pool ära ei lööda, viiakse teisel pool. Väljakutsed on ajas erinevad olnud, et osad on suuremad väljakutsed, aga näiteks ma ei tea, staadioni ehitamine, aga täpselt sama väljakutse on see, et sul on vaja Viljandi tuleviku duubelvõistkonna vastu Velko Duubli eest 11 meest üles leida, eks ju, ja kes mängima tulevad. Et need on nagu, võib öelda, et need on täiesti erineva kaaluga väljakutsed, aga kui see nagu väljakutse kui sellisele nagu ütled, et ei, ma põhimõtteliselt alla annad, siis see tegelikult nagu läheb sulle kaasa igale poole ja see võib nagu lõpuks väike allaandmine võib viia kogu klubi lagunemiseni. Ma vaatasin, kui suures selle üle Velko kõik
keskliiga võistkondadest me oleme ühe korra andnud ühe loobumiskaotuse. Nagu kõikide võistkondade peale, mitte ühtegi loobumiskaotust ei andnud, ainult ühe. See oli Võru vastu ja see oli täpselt siis, kui lõime duubelvõistkonna, meil ei olnud tegelikult 2 võistkonna jaoks piisavalt mängijaid. Ja siis oligi murdepunkt, et et okei, et kas see oli siis nagu, kas nüüd siit nagu edasi, kas meil on nagu mõtet nagu sellist suuremalt seda asja ajada või mitte, eks ju. Ja siis pidin isegi mina putsad jalga tõmbama, eks ju, ja käima nagu mängimas jalgpalli, mida me üldse ei oska mängida, eks ju. Nii et see on väga suur, too aasta oli väga suur väljakutse, et kuidas me suudame 2 võistkonda nagu mängima panna. Ja suutsime. See tegelikult nagu näitas jälle seda, et me ikkagi nagu ei anna alla ja me klubina mitte ainult nagu mina üksinda, vaid kõik, kes klubi juures on, nad nagu tegelikult nagu näevad vaeva selle nimel, et saavutada alati nagu parim tulemus, mis vähegi võimalik. Ja ma ütlen, et see on minu meelest nagu too aasta, kus me esimest korda hakkasime duubliga mängima ja nagu tegime esimesed sammud klubina, see oli kõige väljakutsuvam aasta, ma arvan isegi. See on minu meelest üks laiem ja väga kurb probleem. Kui me tegelikult nagu räägime, et me oleme eestlased ja me oleme eurooplased, sest me tegelikult ei ole eurooplased. Me oleme mingisugune segu mingisugusest Ida-Euroopa jäänukist ja mingisugusest vanast külarahvast. Meil tegelikult puudub selline kultuuriväärtusruum nagu Euroopas ja minust jalgpall on üks sellisema kõige selgemaid kohti, kus see välja lööb. Eestlane ei käi kodust väljas ja see on nagu probleem. See on laiemalt ühiskondlik probleem, et kõik istuvad kodus, vaatavad Netflixi selle asemel, et käia väljas, saada perega, sõpradega, tuttavatega kokku, uute inimestega kokku ja tegelikult nagu luua koos mingisuguseid mälestusi, et see on nagu imelik asi, mida öelda, aga põhimõtteliselt nii on. Üksinda kodus Netflixi vaadata, sul mitte kunagi mitte midagi ei juhtu. Kui sa tuled välja, sa lähed jalkalt vaatama, siis sa võid saada, kui sul on 100 inimesi, sa võid saada sellise emotsionaalse lahengu sellest, et see on nagu hoopis teine asi. Ja seda kultuuri tegelikult ma kunagi mõtlesin, mis siis teha on, et nagu muidugi, et vaata, kui ägedalt kuradi kõik panevad väljasmaal, miks meil Eestis ei pane. Aga siiamaani ei tule see välja nagu. Siiamaani nagu, vaatad nagu, mõtled, mis toimub nagu 80 kilomeetrit üleval pool Eesti piirist, Soomes, Helsingis nagu. Kuidas seal nagu põhimõtteliselt sama väärtus- ja kultuuriruum, eks ju. Ja kuidas seal nagu inimesed käivad jalkat vaatamas, kuidas seal üldse inimesed nagu väljas käivad. Me nagu istume kodus ja nokime nina, eks ju. Aga lihtsalt võib-olla sellist nagu sisemist nagu pohhuismi võiks nagu rohkem olla. Et nagu ei pea kogu aeg mõtlema, mis must arvatakse, et kas see on piinlik ja kas see on nagu, et see on nii imelik asi, mida teha. Et võiks nagu, see on üle Euroopa kõige kultuursem asi, mida teha, on elada jalkale kaasa. Absoluut 100%. Nagu Euroopa kultuuri nagu kõige tipp on see. Ja ma ütlen, minu jaoks ongi see aru saamatu, et meil käivad noored täisjõus mehed käivad kuredi retrobestil, panevad endale roosad maikad selga ja kuldsed parukad pähe ja panevad seal hevi ja näitavad, teevad pilti, eks ju, et see on nagu okei, see on nagu laadna košer, eks ju. Aga võt, kui peaks mustas dressikas jalgpallimängul karjuma ja laulma, võt see on piinlik ja see, seda ma ei taha teha, et nagu minu meelest lihtsalt nagu ei saada tegelikult aru, mis nagu okei on ja mis ei ole. Stiil puudub. Ma nagu tahaks loota ikkagi seda, et meie eestlased, me oleme samamoodi kirglikud kui on soomlased. Me oleme samamoodi nagu tahame sellist nagu powerit ja nagu sellist nagu särtsu oma ellu. Aga kuidagi see ei tule praegu välja ja ei tule mitte kusagil välja. Et me
käime sporti vaatamas, siis spordi vaatamine on see, et 10 venda istuvad trumm käes ja peksavad trummi lihtsalt, et see on nagu natukene nagu igav, et minu arust me peaks nagu vähem põdema, rohkem nagu panema ja panema nagu kirglikult, et siis oleks nagu äge. Aga seda ma ei tea, what's to do, ma ei hakka inimesi nagu ümber õpetama, et minu meelest lihtsalt see jalka fännikultuur on lihtsalt nagu äge euroopalik asi, mida teha ja see, et eestlane, ma ei tea, tunneb häbelikkust või tunneb, et oi, nii piinlik on karjuda ja laulda, noh, see näitab, et sa oled ise nagu kultuurit ja see näitab, et sa ise ei julge neid asju teha ja oled nõrk. Aga võib-olla me oleme ühiskonnaga seal, et me oleme nõrgad. No kunagi, kui ma noorem olin ja viitsisin nagu rohkem möllata, meid oli nagu nooremaid inimesi rohkem ka, siis me ikka organiseerisime igasuguseid tifosid, eks ju, et see on tegelikult need on nagu mujal maailmas hästi palju ju tehakse, eks ju, et sa ei pea ilmtingimata nagu ainult büroo, noh, Eesti fännlus jälle, et paneme 12 tõrvikut põlema ja siis, et me oleme ultrad, eks ju. Et mujal maailmas hästi palju kasutatakse sellist nagu väga sellist läbimõeldud ja nutikat visuaalset kunsti teostatakse tribüünidel, eks ju. Ja noh, me ka kunagi tegime päris palju neid, et hästi palju erinevaid performanceid ja noh, tegelikult kõik on nagu, noh, kõik, mis me teinud oleme, on omamoodi ägedad olnud, et noh, et esimene kord, kui Tamme staadionil Murul mängisime teises liigas, tegime tifo ja tuleshow ja sissetuleku, mis nagu vist jõudis, ma ei tea, Fox Soccerisse ja Telegraafi ja kuhu iganes, eks ju, et noh, et päris nagu hea viral asi oli see ja noh, muidugi kõige ägedam oli see, kui mängisime 2015 Flora vastu, 10 aastat tagasi umbes täpselt, Tamme staadioni kunstmurul ja siis tegime kõige visuaalselt, kõige ägedama tifo, mis me kunagi teinud oleme, suure läbipaistva Tartu Võim plagu ja panime taga sellise tulekahju püsti, et reaalselt oleks ääre pealt Flora pingi maha põletanud, kes meie ees täpselt oli. Et noh, kunagi sai päris palju neid asju tehtud, aga ma olen kahjuks liiga vanaks jäänud, et entusiastlikult neid mõtteid genereerida, et see on noorte meeste mäng on see ja nagu tegelikult oleks jube äge, kui keegi ütleks, et kuule, teeme sellise asja ja ma ütlen, muidugi teeme, teed või? Teen ära ja teebki mingi punt mingisuguse ägeda performance ja tifo ära, et praegu ei ole tulnud, aga lootus sureb viimasena, et äkki neid noori aktiivseid ägedaid ja käekirjaga kutti on ikka olemas. Ardi oli viimati Verevi järve ääres, nagu ma saan aru siin. See nädalavahetus võis olla küll, Küsimus, mis päeval pidu hakkas, et mul on tunne, et see hakkas neljapäeval peale vaadates reedeseid mängu tulemusi sinna. Vaata, kus reedel mäng oli? Pärnus oli mingi legendaarne mäng siin. Hip-hop pidu pandi natuke varem käima, So I just show quickly what is waiting for us today. Just going through, just you have a little bit in your head what's going on and how's the game gonna be. You know how's the game gonna be in the end, but some details what's gonna be really important. Väljak on täpselt nii, et see field is like, you know the field, it's difficult to play, ball is pumping randomly. So it's gonna be ugly football in this sense and a lot of fighting. So it's gonna be the game. But look how open is the ball all the time and how many times we need to fight and be ready for second ball. It's like constantly we need to put our bodies into like fight situation.
give you enough information, but I think it's more about guys here. Win duels, number 1. Number 2, play also. Don't start going like this. Yeah. And number 3, enjoy. These big games are always interesting to play. If you are good enough, we're gonna get something out of it. If Viimsi is better, then that's reality. That's reality. But I think when you play well, we have enough quality to get good result out of this game. Yeah, nothing else. Compared to last game, we really need this point. We have to win. There's no way around it. We have to win. That's what we're here. Last time I said a bad pitch. This time I tell you bad pitch after the game, because you're going to win again. Tuleb peale löök rikošetist ja see maadub väravalt. Järjekordselt keeb rikošet Velko jaoks ja Viimsi saab siit teise tabamuse kätte. Päästavad ise omakorda valakuriks Velko ära realiseerida ja saadakse üks kätte. And some moments, Maggie, you were smart when you didn't like, kui sa tundsid, et ei ole õige koht välja minna, sa ei läinud. Selles mõttes oli väga okei, et hoitud. If Maggie felt some moments, Pava, yes. If this player goes here, Maggie cannot come, ball goes here, just come here. And Manu, you moved up as well, so it was all okay in this sense. But the problem is they will switch anyway, and then we need to drop. But then you need to communicate. What I'm talking is, I cannot take one English, one French, one Estonian, and even if it's Estonian, you don't talk. And this is not my problem, or it is my problem, but guys, you need to talk some moments. I never hear anything like. Some players, yes, occasionally. Because it's not like this, if this. There is some situations what you need to talk really quickly. Okay, you come take, you say, Muki, go, hop, you take over. Muki, switch, boom. Don't look at me, you need to talk it also each other on the field. Okay, pange valmis vahetused ka. We go all in. And now a little bit more encouraged and we have to be sharper in small areas. Come on. Matuse meeleolu on praegu. Lähme natukene. Rikošeti tuleb Viimsi peale lööke kolmandat korda, saadakse pall väravasse. Hoopis Kurramägi ees selle palli ära ja sööd Karissalasse tuleb ja Viimsi nimistab selle ise väravasse. Eks nad olid esimene poolaeg, mängisid parema tempo ja agressiivsusega, et me alustasime tegelikult mängu hästi ja siis nagu mingi peale 10 minutit tuli siuke väike drop ja siis me ei saanudki nagu poole lõpuni kuidagi mingi hetk okei, me lõime, kui me saime selle ühe värava lõime tagasi, siis me saime natuke mängu sisse.
aga teine poolaeg juba olime nagu mängus täiega sees ja aga lasime jälle mingid lihtsalt värjavad lüüa, tähendab, et muud teha ei olegi. Ma ei hakka kedagi süüdistama, ega seal ei olegi, kus me peame vaatama. Kuskil midagi ei toiminud järelikult või vastased on lihtsalt grammi võrra paremini teha. Kõige suuremad saavutused on see, et mul on põhjust ikka veel iganädalaselt sinuga, oma vanematega, Edgariga, kõikidega, kes klubiga seotud on, millegi põhjal suhelda. See on mu personaalselt. Ma ütlen päris ausalt, minu meelest jalgpall on tohutult hea sotsiaalsete sidemete hoidja. Sul on nagu põhjus, mingi põhjus, miks kellegagi kokku saada. Ja tribüünil on sul võimalik täpselt neid sotsiaalseid sidemeid hoida, mida sul muidu nagu ei, sul ei ole aega kõigiga käia, ma ei tea, kohvi ja pirukat söömas, eks ju, kohvi joomas, pirukat söömas või õlut joomas. Lihtsalt ei ole. Aga jalgpallimäng võimaldab sul hoida sotsiaalseid sidemeid. Minu meelest see on kõige suurem väärtus selle asja juures. Ja minul on olnud väga suur õnn, et ma olen tõesti suutnud või tõesti inimesed, kellega ma olen suhelnud kunagi tänu sellele jalgpalliklubile, et see annab mulle võimaluse nendega jätkuvalt suhelda. See on ülisuur väärtus, kõige suurem asi, kõige tähtsam asi maailmas sotsiaalne kapital. Saavutus on, et me olemegi päriselt suutnud hoida, me oleme päriselt teinud seda, mida meie põhikirjaline eesmärk nõuab, ehk siis sõprussidemete, sõprussuhete hoidmine ja arendamine. Minu meelest see on nagu ülisuur väärtus, ülisuur saavutus, et me hoiame inimesi kuidagi omavahel seotuna. See on nagu, Eesti mõistis väga tähtis asi. Ma ei oska nagu seda klubi vaatest nagu öelda, sellepärast, et klubi vaatest on neid mõjutajaid nagu hulk palju, iga üks jätab oma nagu jälje, kes kuidagi on selle klubiga seotud, jätab oma jälje siia klubi juurde. Ma väärtustan väga näiteks pikaajalist Velko nõukogu liiget Henri Loodmad, kes ei ole küll pidevalt olnud nagu aktiivselt, ütleme, iga kord tribüünil, aga ta on nagu tegelikult ka nagu väga pikalt kaasa mõelnud ja ma tean, et kui ma alati helistan talle mingisuguse Velkoga seotud küsimusi, siis ta päriselt mõtleb ka kaasa. Hästi tähtis tugi nagu kogu selle organisatsiooni nagu toimimisele on vähemalt mul on olnud Henrist. Loomulikult nagu hästi tähtis on olnud ikkagi nagu kogu Edgari töö, mis tema on nagu teinud. Me muidugi päris kõvasti kakleme, viimasel küll vähem, aga ikkagi kakleme. Aga ma ei saa nagu öelda, et see töö, mida tema teinud on, oleks nagu, see on meeletu, see on meeletu. Nii noore kutina tuleb, tõmbad selle klubi tegelikult nagu sellistest aukudest läbi, nagu, ma ei tea, müts maha ja aplaus, eks. Et kui Edgarit ei oleks, siis ei oleks ka nagu seda klubi tänasel formaadis, sest mina ei oleks seda suutnud niimoodi läbi vedada. Ma ütlen ausalt, kui ma nüüd nagu mõtlen selle peale, mul tuleb kõikidel, kellel on nagu kas või nagu väike roll ja kas või nagu selline, mida nad on selle klubi juures teinud ja mida nad on selle klubile andnud, neid on nagu hästi palju, et loomulikult ma ei tea, minu enda perekond, eks ju, ema, isa, vennad, mina üksinda ei teeks seda, nemad on palju hullemad kui mina, et nemad tulevad ekstra, sõidavad Tallinnasse mängu vaatama, mingi esiliiga B mängu FC Tallinna vastu umbes, mina ei viitsinud seda too hetk teha, eks ju. Aga ma ütlen, et iga inimene, kes siin kunagi on olnud või kes siia tee on leidnud, see on ikka väga suur väärtus, et sellist inimkogumit või sellist inimkapitali nagu selle klubi ümber on, ei ole üheski teises Eesti klubis ja on väga vähe ükskõik mis ettevõtmisi, kus üldse niivõrd palju, niivõrd suure, niivõrd andekaid, tarku
ja nutikaid inimesi seotud on. Ma nagu võiks ja julgeks visata õhku, et Velko on võib-olla üks kõige tugevama sotsiaalse kapitaliga organisatsioon Eestis. Lihtsalt tõesti, see on reaalselt, kui sa vaatad, kes meil siin seotud on, kõik on tõsiselt ägedad inimesed. No esiteks me ei tohi unistada. Unistamine on selline asi, et siin samas ateljees istuvad mingisugused vuntsidega vennad ja unistavad ühest ilusast maalist, mida nad maalima hakkavad, eks ju, et sa pead nagu päriselt ära tegema ja sul peab olema nagu päriselt plaan selle tegemiseks. Et nagu tuleme sellest nagu unistamisest nagu välja, nagu selle lihtsalt mõttest ei juhtu mitte midagi. Sul peab olema nagu eesmärk ja execution seal taga. See on kõige tähtsam. Teine asi, mis nagu tegelikult sellel teel tähtis on see, et ei tohi nagu, samas ei tohi me ka kõike korraga nagu teha. Me ei saa nagu igale poole joosta ja kõike teha. Me peame nagu fokusseerima tegevusi ja kui me juba midagi fokusseerime, siis me peame asjad ära tegema. 2030, siis me oleme Eesti kõrgsarjas mängime. Me mängime seal niimoodi, et me oleme oma suurepärast kodustaadionit laiendanud. Meil on iga mäng on täismaja ja me suudame mängida ja pakkuda inimestele ägedat elamust jalgpallimängul ja me oleme säilitanud selle, millega me siia jõudnud oleme. Me oleme ikka samasugune klubi, ikka samamoodi käivad samad inimesed koos, kes 2018, aga seal juures on ka teisi uusi inimesi. Me suudame pakkuda aastal 2030, me suudame pakkuda palju rohkematele inimestele palju paremat elamust nii väljaku kõrval, noortetrennides, noortemängudel, naistetrennides, naistemängudel, igal pool. Areneme step by step edasi ja jõuame sinna, mis me 2012 sõnastasime. Ehk siis saame Eesti kõige tuntumaks spordibrändiks. Mitte veel 5 aasta pärast, aga tee on sinna selge ja meil ei ole mitte unistust, vaid meil on konkreetne plaan. Meil on need inimesed, kellega see plaan ellu viia. Ma arvan, et ükski inimene, ükski suur ärimees, kes iganes ta on, kui ta näeb selle klubi päris väärtust, siis ta näeb, et see päris väärtus ei ole mitte staadionis või mustvalges särgis või suures noortesüsteemis või publiku numbris. Ta näeb, et kõige suurem väärtus on nendes inimestes, kes selle klubi juures on. Ja keegi ei ole nii loll, et ütleb, et ei, et need inimesed mingi minema, ma tean ise paremini. Sellist asja, esiteks ma arvan, et ei ole keegi nii loll, ma arvan, et kõik näevad, et see on kõige suurem väärtus on need inimesed, kes selle klubiga igapäevaselt seotud on. Ja teiseks, sellist inimest ei saa meie klubis kunagi tekkida, sellepärast, et me oleme ikkagi nagu kogukonna klubi. Krõve, me oleme nii rõve sõna, mis me oleme sõpruskonna klubi, aga me ei ole sõpruskonna klubi selles mõttes, et need, kes siin seda asja ajavad, on nagu omavahel sõbrad ja siia kedagi juurde ei lasta. Ei, et me oleme sõpruskonna klubi selles mõttes, et kui siia tuleb ükskõik, kui suur ärimees, kes näeb, et lahe klubi tahaks kaasa lüüa, siis ta saab aru, et ta on osa sellest sõpruskonnast, kellega koos seda klubi arendada. Ma mõtlen, see on motivatsioon, motivation speech. You know what we are doing before every game? At least me, and it's a little bit disturbing. We were discussing right now, can we do something, maybe making a workshop with a sports psychologist or something for you guys, that you can get the techniques and stuff, maybe. I know
when we take where we're coming, it's okay, but I'm f***ing every time struggling. Who can play? Who's gonna give? Do I get the good Mägi today or bad Mägi? If I get the good Salu or bad Salu? And it's basically almost all players. I can say maybe Taio is only who can give me, I know like he's never below like certain point. But the rest guys are still like a big question. And it's not funny actually, like I'm coming, I'm stressed, like I'm making lineup, we put this player, put this player, put this. In the end, you don't know who was working before or who was with the friends or I don't know. And this is like a f***ing problem actually. I mean, you're good guys, I'm not saying like, when we take where we're coming with trainings, with intensity, very good. But to make the next step, there is a little problem with this. And we were discussing right now what to do, like hiring a sports psychologist for like stuff, going over constantly like the menu and stuff, because soon the schools are starting. And you will be fatigued. So, yes, the last game I think, I went over there, I was a little bit harsh on you because you had 2 games in a week and there. And the workload was last week quite heavy, so was, I understood, like you maybe in a game you were mentally tired a little bit. Today I think you should be fresh, but I'm not coming here with the feelings that, oh, we're going to play the game like this because we have fucking junior players against us. And this is a little bit. And this is what we need to solve. It's not what I don't trust you and I have a lot of respect what you are doing actually, really. But this is like a little bit like a tricky part. And I don't know how to solve it actually. We tried to help maybe with some things, but at the same time, maybe just we have a big squad and we just have to go like this, that who is not performing, next game is out. And we give somebody else a chance. Play a bad game, okay. You have all week to prepare, to put yourself ready, and yeah, I think it would maybe for a big squad it would be fair, but I don't know, like. And it's not even an issue for today, but this is what I told you, like about when I'm coming to game, how I feel and stuff, like some moments. Now you need to keep ball moving, searching, yeah. And if you lose the patience, so it's gonna be like this. Okay, Christmas football, let's give a ball away. Like one Spanish coach told, it's like, Muki, tead, mis see Swingerite klubi on? Oled käinud, ei ole? Kunagi võib-olla pruudiga lähed. See on like a swinger club football, throwing your woman everywhere. But if you want to play a little bit like this, you have a good, nice girlfriend and keep her. Don't give it away too easily. It's a nice metaphor actually. I really enjoy or like this metaphor. Okay? Nothing else, I just go through one thing here and then you can do your own jokes. So, if you want to play swinger football, play. If you want to play like, oh, I have a good girlfriend, then play different way. Mul see Rain Mufo on palli ära viinud, ei ole. Okay. Kuule, tulge siit läbi, ma käin hästi kiiresti ühe asja läbi ja täpselt ühe asja. Ma teen täna siukse diili, et ma ei hakka kohtuniku jebima ja ma ei hakka teid k***ima, aga teie vennad ei pane mind ka. Ehk ühesõnaga mängite normaalselt, räägite omavahel, keskel jagate mehed ära ja kuradi teete normaalse mängu seal. Et keegi ei hakka udutama. Joe, Jerry, I made agreement. I'm not gonna f*** your brains, I'm not gonna f*** referee's brains, but you're not gonna f*** my brains too. Only then it works, okay? So don't pass to opposite player, please. And then we are all good. Nothing else. Kõige taktikalisem lõpukõne, mida me rohkem taktikalisest minna ei saa. Samamoodi tulis kogu aeg, aga tõena vastas selle. Oota, rohkem teine uue palub see veel. Oot, mine sa ära. Mina võin ka kuulda seda. See kõik 30 sekki. Lubas, et ei räägi, on ju.
tegime beti, et teisel, mina panustan teisel minutil, tema panustab kolmandal. Et ta hakkab küll rääkima. Penaltio! Ei! Mis asi teil toimub? Juba on käest ära esimesel ajal! Ei! Ma teen täna siukse diili, et ma ei hakka kohtuniku jebima ja ma ei hakka teid ka... Pealt tulite, kurat või? For me, like nothing to say. Kalev wanted more. I showed you also in Elva game before in the video how much they wanted more. Yeah, so. And it's also really sad when we start playing when we are losing or like last 30 minutes. It's so many games in this season when we start playing when it's over already. So it's so difficult to do anything. So yeah. I now don't have anything to add. Edgar tahtis ka midagi öelda. One thing from my side, guys. Football is supposed to be fun. Today it wasn't fun neither to you or the crowd watching you. Zero magic. Just obligatory things. Like passes to the sides, ball to the box, let's hope for the best. Nothing happens if you just hope. Today I saw one player who wanted to be decisive. That player came in the end of the game, Johannes, who showed that he wanted to score the goal. Guys, you have to find the joy inside of you. Otherwise, we can end the season right now. Enjoy the football, find that joy inside of you. Then the things can happen. Today it was just, I don't know. You guys know better, but that wasn't fun today. Think about all from my side.